Me lähme Maltale, aga see oli väga napikas, ma peaaegu ei oleks saanud minna Maltale. Nimelt, miks ma peaaegu ei oleks saanud minna Maltale, on see, et ma 2 päeva tagasi avastasin, et mu ID-kaart ja isegi mu pass on täiesti kehtetud. Ma tõsiselt ei arvanud, et ma üldse saan reisile minna, sest et nagu, kes see teeb passi ja ID-kaarti 2 päevaga? Aga tuligi välja, et ID-kaarti ei saa teha 2 päevaga, isegi kiirkorras. Aga õnneks siis passi saab teha täpselt 2 päevaga, nii et 83 € hiljem ja mitu tundi ootamist ja mul on pass ja ma saan lõpuks minna reisile. See oli nagu nii laki, sest et ma ei kontrollinud nagu teadlikult seda, ma lihtsalt tahtsin mingi Swedbank äppi teha umbes midagi, et nagu täiesti vedas, et ma sain sinna reisile minna, nii et lähme sinna nüüd. Okei, kevadel Photopoint andis mulle sellise kaamera päriseks, GoPro Hero 7 Black on ju. Nii et nüüd me oleme Maltal, see on suht parim koht, kus GoPro testida. Palju vett, palju lahedaid seiklusi on ju. Mul on igast GoPro kinniteid siin asju, sellega saab GoPro panna suhu, et saada väga huvitavaid klippe. Veel üks objektiiv, siis ma võtan kaasa selle kaamera, millega ma räägin praegu. Ja siis mul on natukene riideid, kuna Ryanairis lihtsalt ei saa võtta suurt kotti ja värki, so mul on nagu ainult põhimõtteliselt kaamera asjad. Tegelikult ausalt, see reis läheb nagu päris hästi. Ütleme, et täitsa hea elu peal on, sest et ka Sportland andis mulle jalanõud, sest et mul kõik praegused jalanõud on katki, nii et ma saan nüüd ilusad uued Adidas jalanõud ka ja ma saan reisil rahulikult trenni teha ja joosta. Avika. Miks sa nii nunnu oled, Scarlett? Okei, ma kaldusin temast kõrvale, lähme reisile. Me leidsime suure poe ja siis siin on nagu natuke liiga palju asju. Kui palju see kott kaalub umbes? Soliidselt mingi 10-15 kilo. Ja ma lahkusin ühe muna ära, sorry. Me ostsime just mingi 200 € toite. Enne on meil natuke lõksus. Läheb. Oho. Ära käsi. Tõmba. Ta sai. Nice. See on Ken. Ta vist saab surma siin. Siin on väga palju rohte. Okei, täna on teine päev ja me lähme suht esimese asjana praegu tegelikult lihtsalt ujuma. Aga see on 5 kilomeetri kaugusel. Ja siis me peame kõndima sinna mingi tund aega. Also, vaadake seda. See on nagu minu vaade siit uksest. Davai, Ken. Lähedä. Ema, isa, kõik on Timmu. Siin on nagu veits liiga palavet riideid kanda, so me oleme lihtsalt terve aeg mingi bokserite väljavärki.
ja also mul on täiesti ära põlenud, kui te näete. Kirikukellad hakkasid tööle. So ja mis ma öelda tahtsin on see, et ma olen hullult ära põlenud, nii et ma olen terve tänase päeva suht toas olnud. Ja ma ei tea, ma veits kirjutan ja veits kuulan raamatut ja siis õhtul proovin teha trenni. Sest et tegelikult nagu ma ei ole üldse parkuuri siin teinud, sest et siin on pala, okei. Okei, nii, mis sa teed? Joon vett. No davai. Ei, seda ei ole võtta. Nüüd on vist veits paremini näha minu kohutavat päevitust, aga ma ei saanud terve päeva õues käia, sest nagu päike oli ja ma ei taha rohkem ära kõrbeda, so nüüd on kell umbes 6-5 ja ma leidsin mingid torud ja asjad, nüüd ma mõtlesin, ma teen veits trenni. Me oleme siin tegemas tegelikult nagu vettehüppeid, ma olen tegemas ka päris palju parkuuri, aga kõige ohtlikum asi, mis siin on see, et autod sõidavad teisel pool teed, mis tähendab seda, et nagu me oleme vist mingi 5-6 korda peaaegu autole jäänud, sest et nagu sa lihtsalt ei saa aru, kummalt poolt nad tulevad. Nagu ma leidsin siin sellise väikse, üsna cool'i parkour spoti, nii et teeme trenni ja naudime lihtsalt Maltat. Siin on üks lahe trikk, mida ma üritasin mingi 10 minutit järjest teha, aga ei tulnud enam välja. Äkki nüüd tuleb. See tuli välja! Tead, ma tegelikult täiega tahaks, et mul oleks rohkem aega vlogida niimoodi, kus lihtsalt näidatagi mingi paar korda nädalas oma seiklusi, oma tegevusi nagu igapäevaelu. Või siis ma peaks vlogima nagu David Dobrik. Mul on nagu hästi suur kontrast, nagu üks mu lemmikvlogeritest on David Dobrik, aga samas teine mu lemmikvlogeritest on Jason Paul, kes teeb parkourist videoid ja oma perest ja saab kohe lapse ja värki. Ja nagu need on sellised rahulikud, hingelised ja väga personal story'd. Samas, kui David Dobrik on nagu 100% fun ja good energy. Et ma ei tea, mis sellest kanalist saab. Ausalt, ei tea. Ma ei ole kindel, kui hästi seda videost aru saada, aga see oli hirmus, see oli mingi 90-kraadine allalend ja ma kunagi peaaegu ei käi veeparkides. Nüüd see täiega hullumeelne kogemus, ülikool koht, soovitan.
Davai. Suefa. see oli pool vaagurit. Mõtlesime, et see on naljakas, kui me lähme vale paadi peale. Hüppime sealt alla. Seal on meie õige paat. See oli cool. See paat tuli mu vette hüppamiskoha ette ja also nad viskavad fucking saia merre, et mingi kalad tuleks ja see on nii rõve. Ja see on mu hüppamiskoht, ma hüppan üle sellest. Ma ei tea, mida teha, ma tahaks tähegi üle lihtsalt hüppata sellest paadist. See on põhimõtteliselt suudaks ja see on natuke sketši. Hüppamine ei ole naljaasi. Need jalanud päästavad nüüd minu elu, sest et ma tahan hüpata natuke kõrgemalt, kui ma ennem hüppasin, onju. Ja ma ei mõtle sel ajal seda. Vaid ma tahan hüpata sealt alla, mis on nagu mingi 20 meetrit äkki. Midagi sellist. Davai! Ta countdowni ka või? Davai. Ja see oli tegelikult mu teine katse, ma läksin mingi 5 minutit tagasi ennem sinna ülesse ja ma ei julgenud seda teha, sest et nii kõrgelt see vesi on nagu asfalt. See on kivikõva ja üks viga võib sul lihtsalt ära tappa ja su aju saab sellest aru, ta ei taha hüpata sealt enam alla. Ja nagu, vaata neid paate, need on nii väiksed. See oli tõsiselt, see on nagu hüppaks maja otsast alla. Ja see on, ma arvan, kõige hullem asi, mis ma kunagi teinud olen. Sõidega vinge. Me teeme väiksed rooftop missionid. 2 kohta. Pole kummast saanud minna. Ei tegelikult 3 juba. Ühes vaatasid mingid tüübid rõdult. Ühes oli mingi naine koeraga. Nüüd on ka inimesi. Ja kell on 6 hommikul. Miks nad nii vara ärkavad? Which way the wind blows when this day is done. Breathe in the air. Set your intentions. Dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon and brand new sun. So follow
miles a new day. Need on nagu perfektsed parkour-spotid. Minu lubadus, järgmine aasta ma olen siin, teen parkour-video teile. Brand new moon, brand new sun. Kuuri paradiis lihtsalt. Nagu vaata neid kõiki neid väikseid ääri seal ja puh lähed. Oh my god. Long before you came, so which way is the